Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videotunnis mina tutvustan teile sisutüübi nimega Question Set. Question Set on eesti keeles nagu küsimuste kogum või viktoriin, mis koosneb erinevat tüüpi küsimustest. Et vaadake esimesel lehel mul on selle viktoriini või testi tutvustus. Pealkiri ja kirjeldus. Ja siis taustaks on kassi pilt. Ja nüüd mina alustan viktoriini. Ja esimene küsimus on mark the words. Ma pean klikkima ainult omadussõnade peal. Näiteks see ja nii edasi. Lähme siis teisele küsimusele. Ja teises küsimuses ma pean lohistama sõnad õigedesse kastidesse. Näiteks ja nii edasi. Lähme siis kolmandale küsimusele. See on õige või vale küsimus. In the picture you can see an Abyssinian cat. Õige. Vaatame, mis see järgmine küsimus on. Järgmine küsimus on puuduvate sõnade sisestamine. Ma tegelikult ei mäleta, mis sõnad siin on. Siin võib olla loves. Jah, õige. Lähme siis järgmisele küsimusele. Ja see on siis multiple choice, ja vali õige vastus. Ja see on siis Abyssinian cat. Ja süsteem andis mulle tagasiside. Ja nüüd vaatame, kuidas seda sisutüüpi saab teha. Sisupankast te peate valima question set. Ja lähme siis tagasi sinna sellele ülesandele, mis me oleme teinud. Nii, kõigepealt on pealkiri. Nüüd tuleb see viktoriini kirjeldus. Näete, et ma kuvan tutvustuse, pealkiri, tutvustustekst, taustapilt ja see on siis viktoriini tutvustuse taustapilt. Kui te tahate lisada taustapildi küsimustikule, siis te võite seda siit teha. Seda me siin ei muuta. Ja nüüd näete küsimused. Mul on 5 küsimust ja esimese küsimuse liik on mul multiple choice, ja valikvastustega küsimus. Pealkiri, muidu ma kunagi ei muuda neid pealkirju, seepärast, et see pole kohustuslik, et ma kasutan neid, mis on vaikimisi. Lisasin siia pilti, aga seda alternatiivteksti peab andma, et siis ma panin cut, küsimus ja vastusvariantid. Ja ainult üks variant on õige. Lähme siis järgmisele küsimusele. Järgmine küsimus on fill in the blank, lüngade täitmine. See on siin vaikimisi, seda ma ei muuda. Ülesande kirjeldus ja tegelikult see oli ka siin vaikimisi. Ja nüüd lähme siis sisule. Ja nagu ma varem ütlesin, et kui te tahate seda lünkteksti ülesannet teha, siis te peate kasutama tärni. Näete. Tärnidega on mul eraldatud need sõnumid, mida peab pärast kirjutama. Sõna ette läheb tärn ja sõna taha läheb tärn. Lähme siis kolmandale küsimusele. Kolmas küsimus on mark the words, et kliki sõna peale. Ülesanne kirjeldus on siis kliki ainult omadussõnadele ja tekstiväli on siin ja jälle need sõnad, mille peal peab klikima, need on eraldatud tärnidega. Tärn ees ja tärn taha. Järgmine küsimus on siis teksti lohistamine ja põhimõte on sama printsiip, tärn ette, tärn taha. Ja viimane küsimus on true-false questions, õige või vale. Ja see on päris lihtne, õige, vale. Muidu on veel üks küsimus jäänud, et drag and drop, näete. Ja tegelikult kui ma vajutan kinnita, siis ta muudab seda sisutüüpi, aga ma seda ei taha. Kui ma tahan lisada komponenti, siis ma vaatan lisa. Ja siit ma valin, mis komponenti ma tahan lisada. Näiteks drag and drop, aga sellest ülesannest me oleme juba rääkinud. Siis ma kustutan selle. Muidu te võite kustutada need kõik küsimust, kui tahate. Ja näeme edasi. Kui tahate, te võite keelata tagasi liikumine, aga ma tavaliselt seda ei keela. Jah, küsimused lähevad juhuslikus järjekorras. Siin on näidatavate küsimuste arv ja kui ülesanne on lõppenud, siis te võite näidata tulemusi, näita lahenduste nupp ja nii edasi.
ja mina olen lisanud tagasiside. Vaadake need settingud, näita lahendust ja proovi uuesti ja ma tavaliselt lülitan näita lahendust nupu välja. Ja ongi kõik, siis salvesta. Ja te saate sama viktoriini, mis mina tegin. Pealkiri, kirjeldus, taust, alusta viktoriini. Tänan vaatamast, head aega!